sa sindrinahk? Mu telefon sai jälle tühjaks. Oi, tere! Kas sina teadsid, et meie telefonid ja sülearvutid vajavad töötamiseks liitiumi? Aga miks just keemiline element liitium? Liitium on üks väiksemaid metalle ja selle elektronide paigutus teeb sellest ideaalse energiaallika. Aga uurime siis liitiumi näitel täpsemalt, kuidas need elektronid seal paiknevad. Teame, et liitiumi elektronskeemiks on +3, esimesel kihil on 2 ja teisel kihil 1 elektron. Kusjuures selle väliskihi ühe elektroni annab ta väga kergesti ära, mis ongi tegelikult akutöö aluseks. Aga akutööst räägime mõni teine päev. Vaatame hetkel edasi. Elektronid paiknevad elektronkihtidel ning iga elektronkiht jaguneb omakorda veel alakihtideks, mille abil saame koostada ruutskeemi. Ruutskeem aitab meil näha, kuidas elektronid jaotuvad orbitaalidele. Iga ruut tähistab ühte orbitaali ja igale orbitaalile mahub 2 elektroni. Lisaks on võimalik väliskihi elektrone kujutada ka täpskeemi formaadis. Selleks joonistame elemendi lühendi ümber vajaliku koguse täppe sümboliseerima elektrone, mis kõige välimisel kihil ergastunud olekus paiknevad. Alakihte tähistatakse tähtedega S, P, D ja F ning iga alakiht koosneb kindlast arvust orbitaalidest. S-alakihil on 1 orbitaal ning see on kerakujuline S-orbitaal. S-elementide elektronvalem lõpeb S-alakihiga, ehk näiteks esimese A ja teise A rühma elemendid ning heelium. P-alakihil on 3 orbitaali ning selle kuju meenutab 8. P-element on näiteks hapnik ning P-elemendid lõpevad elektronvalemis P-alakihiga. D-alakihil on kuni 5 orbitaali ning 4 võimalusel meenutab see ringi, 1/5 aga meenutab lutikuju. D-elemendid on B-rühma peatabelis asuvad elemendid, mille elektronvalem lõpeb D-alakihiga. F-alakihil on kuni 7 orbitaali ning see on 2 rõngaga lutikujuline. F-elemendid on B-rühma elemendid, mis asuvad alumises 2 reas, ehk siis väljaspool peatabelit, ehk lantanoidid ja aktinoidid. Olgu, aga ma tahaks nüüd ikkagist ruutskeemi koostada. Kuidas ma seda teen? Alustuseks pean koostama elektronvalemi, mille tegemiseks vaatan kõigepealt liitiumi esimest elektronkihti. Näen, et sellel on 2 elektroni. Teame, et igal orbitaalil on samuti alati kuni 2 elektroni. Kuna tean, et kõige madalama energiatasemega on S-alakiht, sest mida lähemal tuumale on elektronid, seda madalamal energiatasemel nad paiknevad. Siis on kirjutada elektronvalemi alguseks 1S2. Esimene elektronkiht, S-alakiht, sinna mahub maksimum 2 elektroni. Kuna nüüd enam esimesel elektronkihil elektrone ei ole, liigun edasi järgmise kihi juurde. Teisel, ehk meie puhul ka viimasel kihil, on aga vaid 1 elektron, mistõttu kirjutame selle alakihi puhul lihtsalt 2S. Teine elektronkiht, S-alakiht, sinna läheb ainult 1 elektron. Pane tähele, et esimene S-orbitaal on väiksem ning teine S-orbitaal on suurem. Lisaks on esimesel liikuval elektronil vähem energiat, teisel liikuval elektronil aga rohkem energiat. Ehk siis elektronvalemiks saime 1S2, 2S1. Muideks, väike nips sulle kontrollimiseks. Elektronide summa aatomis peab kõikidel alakihtidel olema võrdne tuumalaenguga, kuna elektronide arv ja prootonite arv aatomis on võrdne. Ehk siis saame teha tehte 2 + 1 võrdub 3. Nüüd aga saamegi koostada ruutskeemi. Jee! Ruutskeem erineb elektronvalemist selle poolest, et seal kujutatakse elektronide paigutust aatomis kastikestena, kus 1 kastike tähistab ühte orbitaali ning elektrone neis kujutatakse nooltega. Kuna ühel orbitaalil on 2 erineva suunaga liikuvat ehk erineva spinniga elektroni, siis joonistatakse ka nooled üks ülespoole ja teine allapoole.
Elektronid paigutavad ühes alakihis põhimõttel, et kõigepealt läheb igale orbitaalile üks elektron ning seejärel alles teine elektron. Seega saame teha liitiumi aatomi ruutskeemi järgnevalt. Parabim, parabam. Parabim, parabam. Parabim, parabam. Nüüd võtame käsile ühe raskema elemendi, näiteks S-i ehk väävli 6. A rühmast. Elektronvalemit ja ruutskeemi koostades tuleb nüüd tähele panna, et S on P-element. Vaadates perioodilisustabelit näeme, et väävlil on 16 elektroni. Need 16 elektroni tuleb paigutada enam-vähem samal põhimõttel nagu liitiumil. Kõigepealt tuleb S-alakiht, peale mida tuleb alati P-alakiht. Seega esimeste alakihtide täitumise järjekord elektronkihtidel oleks järgmine. 16, 1 S2, kus on 2 elektroni, 2 S2, kus on ka 2 elektroni, 2 P6, kus on 6 elektroni, 3 S2, kus on 2 elektroni ja 3 P4, kus on 4 elektroni. Kontrolliks võime vaadata, et numbrid kattuksid elektronide arvuga järgmise liitmistehte läbi. 2 + 2 + 6 + 2 + 4 võrdub 16, mis vastab tingimustele. Samamoodi ka ruutskeemiga saame korrata üle juba liitiumiga saadud teadmisi, koos muidugi väikeste erisustega, millest räägime lähemalt lahenduskäigu juures. Kuna esimesel elektronkihil on 2 elektroni, siis läheb ka esimesse ruutu 2 noolt. Sama kehtib ka teise ruudu kohta, sest ka selle puhul on tegu S-orbitaaliga. Edasi tuleb 3 järjestikust ruutu, sest 2P6 näitab, et tegu on P-alakihiga, kus on 3 orbitaali ehk 6 elektroni, mis omakorda tähendab, et kõiki 3 ruutu tuleb 2 noolt. Järgneb taaskordne 2 noolega üksikruut. Ruutskeemi lõpetab taas 3 järjestikust ruutu, mille esimesel on 2 noolt ja teistel 2 1 nool. Nüüd näitame, kuidas see täpskeemil välja võiks näha. Selleks oleme eelnevalt teinud elektronskeemi, mille pealt näeme, et kõige välimisel kihil on 6 elektroni, seega 4 elektroni jaotame võrdselt külgedesse. Ülejäänud 2 võime näiteks paigutada nii, aga see ei tee suurt vahet. Viimaseks võtame käsile ühe raskematest elementidest, näiteks Fe ehk raua, mis on B-rühma element. Elektronvalemit ja ruutskeemi koostades tuleb nüüd tähele panna, et kõik B-rühma elemendid on ühtlasi ka D-elemendid. Vaadates perioodilisusstabelit näeme, et raual on 26 elektroni. Kõigepealt tuleb S-alakiht, peale mida tuleb alati P-alakiht. Nüüd aga hoia kõrvad kikkis, sest tuleb tähtis info, mis alguses paljud õpilased segadusse ajab. D-alakiht tuleb elektronvalemis peale järgneva kihi S-alakihti, mille energiatase on madalam. Seega, esimeste alakihtide täitumise järjekord elektronkihtidel oleks järgmine. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P ja nii edasi. Nüüd aga raua näitel näeme, et kuna meil on 26 elektroni, siis esimesse alakihti läheb 2 elektroni, teise S-alakihti läheb 2 elektroni, teise P-alakihti läheb 6 elektroni, kolmandasse S-alakihti läheb 2 elektroni, kolmandasse P-alakihti läheb 6 elektroni, neljandasse S-alakihti läheb jällegi 2 elektroni ja kolmandasse D-alakihti läheb 6 elektroni. Kontrolliks võime vaadata, et numbrid kattuksid järgmise liitmistehte läbi. 2 + 2
pluss 6 pluss 2 pluss 6 pluss 2 pluss 6 võrdub 26 elektroni. See vastab tingimustele. Seega peab Fe elektronvalem välja nägema taoline. Fe 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3b6, 4s2 ja 3d6. Nüüd liigume aga ruutskeemi juurde. 1s2, sinna mahub 2 elektroni. Kuna nüüd enam esimesel elektronkihil elektrone pole, liigun edasi järgmise kihi juurde. 2s2. Sinna mahub samuti 2 elektroni. 2p6, sinna mahub siis 6 elektroni. Kuna nüüd enam teisel elektronkihil rohkem elektrone pole, liigun edasi kolmanda kihi juurde. 3s2, sinna mahub 2 elektroni. 3b6, sinna mahub 6 elektroni. 4s2, sinna mahub taaskord 2 elektroni. 3d6, sinna mahub tegelikkuses küll 10 elektroni, kuid kuna näeme, et meil on vaid 6 elektroni 26-st veel alles ehk nii-öelda kasutamata, ei jää meile muud valikut, kui sinna ülejäänud 6 elektroni paigutada. 3D alakihi pooltäitumine ehk 6 elektroni annab rauale iseloomulikud magnetilised omadused. Nüüd pange video pausile ja proovige ise koostada süsiniku kohta elektronvalem ja ruutskeem. Teeme nüüd koos. Perioodilisuustabelist on näha, et süsinikul on 6 elektroni. Rakendades sama põhimõtet nagu näite ülesannetel, saame elektronvalemiks C pluss 6, 1 S2, 2 S2, 2 P2. Nüüd liigume edasi ruutskeemi juurde. Kuna esimesel elektronkihil on 2 elektroni, siis läheb ka esimesse ruutu 2 noolt. Sama kehtib ka teise ruudu kohta, sest ka selle puhul on algselt tegu S-orbitaaliga. Edasi tuleb 3 järjestikust ruutu, sest 2p6 näitab, et tegu on p-alakihiga, kus on 3 orbitaali. Kuna meil on aga alles veel vaid 2 elektroni, läheb vaid 2 ruutu 3-st üles suunaga nool. Süsiniku puhul saab tuua ülimalt hästi näite ka ergastatud olekust. See tekib, kui elektron energiat juurde saab ja mõnele kõrgemale orbitaalile tõuseb. Ergastatud oleku korral läheb S-alakihist 1 elektron P-alakihti ning igal orbitaalil on sel juhul vähemalt 1 elektron. Põhi- ja ergastatud oleku ühtimisel tekib tegelikult ka sp2 hübridisatsioon, aga sellest hetkeses tunnis rääkima ei hakka. Loodame, et saite sellest õppefilmist oma küsimustele elektronvalemite ja ruutskeemide kohta vastused ning pidage meeles, iga elektron võib korda saata midagi suurt, nagu näiteks selle telefoni täislaadimine.